koolituse ja kokkusaamise põhiline eesmärk? Üks põhiline eesmärk on loomulikult see, et siin on ka töine osa. Et täna nüüd, ütleme siin õhtupoole hakkab mõnus simman ja vabatahtlikud päästjad saavad üksteisega sotsialiseeruda ja tunda ennast natukene vabamalt. Aga päev oli tegelikult ju tihe ja räägiti vabatahtliku pääste sellistest kõige kriitilisematest teemadest. Et eks ta ongi selline töö ja lõbu koos, et esimese poole päevast räägiti sisulistest asjadest ja teine pool on nüüd natukene meelelahutuslikum, et teemasid, mida vabatahtliku päästega seoses arutada on väga palju. Et alates rahastamisest loomulikult, mis on alati võimalik lõputult rääkida, pluss siis see, et kas ja kui palju kutseliste päästjatega koostööd tehakse. Siin on mul väga hea meel tõdeda tegelikult, et ka kutselised päästjad ise ütlevad, et koostöö läheb iga päevaga paremaks. Ja mis minu jaoks on hästi oluline, on see, et vabatahtlikud päästjad oma eeskujuga nakataksid üha rohkem ja rohkem inimesi, et tegelikult me saame aru, et inimese vara ja inimese elu, mis on kõige tähtsam, kaitsmine hakkab ikkagi meist kõigist endist, et kui me paneme üles suitsuanduri, kui me vaatame, et meil ei oleks tulekollete lähedal kergesti süttivaid materjale ja nii edasi, väga väikestest asjadest, mis suurendab meie turvalisust tegelikult oluliselt, nii et ja siinkohal vabatahtlikud päästjad on väga suureks eeskujuks kogu kogukonnas, näidates ette, kuidas peab tegema ja süstides kõikidesse inimestesse seda nii-öelda turvalisuse pisikut. Täna olid siis peafookuses vabatahtlike võimalikud arengusuunad. Just sellest aspektist, et milliseid teenuseid vabatahtlikud peaksid veel pakkuma, et olla oma kogukonnale parimad partnerid. Loomulikult on vabatahtlike juures alati mureks ka järelkasv, et kuidas saada järelkasvu, kuidas parendada nende oskuseid, koostööd noortega. Et kõigis nendes teemades olid täna seminaril ettekanded ja ettekannete järgselt ka töötoad, kus koostöös ühiselt vabatahtlikega otsiti neid lahendusi, millised võiksid olla kõige paremal viisil rakendatavad. Ja hiljem juba koos Päästeameti juhtkonnaga arutati läbi nende võimalike ideede rahastamisvõimalusi ja elluviimisvõimalusi. Kui palju siin vabatahtlikke päästjaid täna koha peal on? See on 13. Priidlahtliku pritsimeeste foorum ja siin on kohal üle 300 vabatahtlikku, mis on suurim tulemus seni ja näitab väga selgelt selle ürituse populaarsust ja üldse päästala vabatahtlike populaarsust ja see kasvavat trendi iga-aastast. Saaremaal on ka hea näha, et vabatahtlik arv on järjest kasvanud ja nende oskused on kasvanud, nende varustus on paranenud. Saaremaa vabatahtlikud panustavad ise väga palju oma varustusse. Täna siin sõitsid uhkelt ringi näiteks Muhu vabatahtliku päästekomando autod, mis olid ilusti ära värvitud ja tehtud, läikisid, et need on kõik sellised head positiivsed arengud ja ega Saaremaal need suunad on samad, et me peame rohkem suutma noori meelitada vabatahtluse juurde ja me peame tõstma vabatahtlike kvalifikatsiooni, et kui piiril asuv komando asub maantee ääres, siis nemad peavad suutma ka liiklusavariidele reageerida ja neid lahendada. Aga mõnes teises piirkonnas, näiteks Muhu saare peal, on oluline ka see, et vabatahtlikud suudaksid teha suitsusukeldumist, sest sinna jõuab riiklik komando liiga pika aja jooksul. Et just selle kogukonna põhist lähenemist, et mis on selle kogukonna vajadus, seda peab suutma vabatahtlik pakkuda. Ja kas on plaanis nüüd nii tehnika kui väljaõppe pealt siis merelt päästjad Saaremaal siis edasi arendada? Merepäästet areneb edasi mõlemas liinis, nii riikliku teenusena, riiklike päästekomandode baasil, Politsei- ja Piirivalveameti poolt tehtuna, kui ka päästes ja päästevabatahtlikke poolt tehtuna, et seal on ka iga-aastaselt järjest see kasvav trend olnud ja nii vabatahtlikke tulnud juurde, kui nüüd sel aastal on tulemas juurde ka siis riiklikele päästekomandodele merepääste varustust, sealhulgas ka Saaremaale. Et nii Orissaare komandosse kui Hiiumaal Käina komandosse, et see pilt muutub siin piirkonnas väga selgelt paremaks.